Iisrael külmutab kontaktid ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese bürooga pärast seda, kui ÜRO lisas Iisraeli üksused konfliktis toime pandud seksuaalvägivallaga seotud musta nimekirja koos Hamasi ja teiste terrorirühmitustega. Iisraeli suursaadik ÜRO juures Danny Danon ütles, et meil on sellest ÜRO peasekretärist küllalt ja nimetas Iisraeli nimekirja lisamist moraalseks häbiks. Meiega liitub arutlema Hillel Neuer, United Nations Watchi tegevdirektor. Hillel, mida tähendab Iisraeli jaoks see, et ta sellesse nimekirja lisati? Danny Denuncio nimetab seda perevaleks, kuna Iisrael asetatakse samale tasemele Hamasi ja teiste terrorirühmitustega. Aga mis on tegelik kahju, kui ollakse selles nimekirjas? Kahju on tõsine. ÜRO on taas langenud moraalsesse pankrotti, asetades Iisraeli koos Hamasiga musta nimekirja. Need on needsamad terroristid, kes 7. oktoobril ja hiljem Gazas pantvangide kallal süstemaatiliselt vägistasid ja seksuaalselt piinasid Iisraeli naisi ja teisi. Nii et vaadake, see pole lihtsalt viga. See on ohvri ja süüdlase labane ümberpööramine. See on teadlik ümberpööramine sellest, mida Hamas tegi iisraelastele. See on järjekordne kaasaegne veresüüdistus, samasugune nagu see, mille ÜRO kiirustas välja mõtlema, kui väitis valelikult, et Iisrael pommitas Al-Ahli haiglat 2023 aasta oktoobris. Vale näljahäda kohta Gazas, vale, et 14 000 last sureb 48 tunni jooksul. See on samasugune veresüüdistus. Ja vaadake, Iisrael esitas neile ulatusliku dokumentatsiooni, mis lükkab selle viimase veresüüdistuse ümber. Ometi otsustas Guterres, peasekretär, terrorismi premeerida. See otsus võtab ÜRO-lt viimasegi usaldusväärsuse, kui neil seda üldse oli, ja paljastab, kui palju on ÜRO langenud nende mõju alla, kes vihkavad Iisraeli rohkem, kui hoolivad sellest, et vägistamist kasutatakse sõjarelvana. Nii et vaadake, maailm peab sellesse musta nimekirja suhtuma sellise põlgusega, nagu see väärib. Demokraatiad peavad lõpetama selle institutsionaliseeritud antisemitismi subsideerimise. Ajalugu jäädvustab selle, kui järjekordse häbiväärse peatüki ÜRO pikas sõjas juudi riigi vastu. Võib-olla saad sa natuke rohkem rääkida sellest sõnumist ja sellest, kes selle Ühinenud Rahvaste organisatsioonist tuleva sõnumi välja annab. Sul on uus raport ja selles öeldakse, et ÜRO eksperdid võtavad vastu rahastust Hiinalt, Venemaalt, Katarilt, edendades nende riikide huve. Kas sa saad lihtsalt öelda, millised on mõned sinu järeldused? Vaata, tegemist on paljude niinimetatud ÜRO inimõiguste ekspertidega, keda Reuters, New York Times ja teised suured meediaväljaanded iga päev tsiteerivad. Me avastasime, et mitmed neist võtavad raha otsest rahastust Hiinalt, Venemaalt ja Katarilt. Ma toon sulle mõned näited. Ben Salda on õigusteaduse professor Sydney ülikoolis. ÜRO dokumentide kohaselt sai ta 2024 aastal Hiinalt oma tegevuse eest $150,000 ja üllatus, ta on terrorismivastase võitluse ekspert. Ta pole kunagi öelnud ühtegi sõna, et hukka mõista Hiinat, kes terrorismivastase võitluse nimel pani 1 miljon uiguuri moslemit laagritesse. Tal polnud selle kohta midagi öelda. Selle asemel ründab ta iga päev Iisraeli ja Ameerikat. On veel üks ÜRO ekspert. Tema nimi on Alina Duhan. Ta oli saanud $1,3 miljonit Hiinalt, Venemaalt ja Katarilt. Ja tead, mis veel? Ta kirjutas aruandeid, mis kiitsid, kaitsesid ja vabandasid Hiina, Venemaa ja Katari eest. Ta esines Hiina korraldatud videos, kus ütles, et uiguuridega on kõik korras. Ta külastas Hiinat, et öelda, et uiguuridega on kõik korras, süüdistas läänt ja võttis vastu $1,3 miljonit. Meil on selles palju näiteid. Äärmuslik ideoloogiline kallutatus. Mõnel juhul rahaline korruptsioon. Teistel juhtudel on tegemist ideoloogilise äärmuslusega, mille eest keegi ei vastuta. Me tiime Francesca Albanese äärmusliku juhtumit, kes on de facto Hamasi kõneisik ja levitab Hamasi valesid. Vastutust ei ole. Me esitasime kaebusi. ÜRO komitee esimees on ise inimõiguste ekspert, kes ise võttis Hiinalt $50,000. Kui sa nii sügavalt juurdunud ekspertidesse, kes on ÜRO süsteemiga nii tihedalt läbi põimunud, siis te toote päevavalgele selle institutsiooni sees olevad probleemid. Aga mida tegelikult saad teha, kui see on nii laialt levinud? Me oleme esitanud kaebusi juhtivatele lääneriikide valitsustele. Mõnel juhul nad võtsid sõna. Francesca Albanese puhul on tegemist erandliku juhtumiga, kus Prantsusmaa kutsus teda tagasi astuma, Saksamaa mõistis ta hukka antisemitismi pärast,
Kanada valitsus mõistis ta hukka holokausti ümberpööramise eest. Ja ometi on juhtivad institutsioonid nagu New York Times, 3 Belgia ülikooli, kes andsid talle doktorikraadi, meedia, kes annab talle platvormi, kuid ei maini, et nii paljud institutsioonid on ta antisemitismis süüdi mõistnud. Seega on vaja, et valitsused astuksid samme. Meie raport, mis on saadaval meie veebilehel unwatch.org, kutsub juhtivaid lääne valitsusi üles neid lõpuks vastutusele võtma. Kui ametisse nimetatakse Ameerika vastaseid ja antisemiitlikke raportööre, kutsume demokraatiaid üles sõna võtma, mitte lihtsalt kaasa minema, mitte neid legitimeerima ega toetama. Me vajame, et Kanada, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, Austraalia, mitte ainult USA, võtaksid sõna ja kritiseeriksid neid ÜRO raportööre, kui nad on ideoloogiliselt kallutatud või rahaliselt korrumpeerunud. Ja me vajame, et nad võtaksid neid vastutusele. Ja kui see tähendab nende rahastuse lõpetamist või sanktsioonide kehtestamist, siis just seda ongi vaja teha. Tere, Noier! Väga oluline on juhtida tähelepanu probleemidele, mis praegu Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis toimuvad. Aitäh, et liitusite meiega i24 News English saates, et sellest rääkida. Aitäh, et mind kutsusid.